Tegemist on siis James Webbi kosmoseteleskoobiga, mis siis on teleskoop, mis saadet orbiidil aasta lõpus ja nüüd siis jõudis oma lähtekohta ja nüüd siis on lähimatel poole aasta jooksul toimub teleskoobi kalibreerimine ja töökorda seadistamine ja pärast seda siis algavad teaduslikud vaatlused. James Webbi teleskoop on siis rahastatud Ameerika NASA poolt ja siis Euroopa Kosmoseagentuuri ja ka Kanada Kosmoseagentuuri poolt on. Need on 3 suurt rahastajat sellele kosmoseteleskoobile. Peamised ülesanded on siis uurida kõige esimesi objekte universumis, nii tähed kui galaktikad, ja mõista seda, kuidas siis üldse tähed tekivad, et uurida seda tähtede sünnihetki ja mõista siis seda, kuidas üldse need tähed, galaktikad alates suurest paugust kuni tänapäevani on arenenud ja tekkinud. Ta on kõige suurem teleskoop oma maksumuse mõttes, et astronoomias ühtegi teist projekti, mis oleks nii palju maksnud, nagu siis $10 miljardit, seda ei ole varem olnud, aga see raha on jagunenud ka 20 aasta peale, et selles mõttes see on kosmoseteleskoobi ehitamine on selline aastakümnete pikkune protsess ja James Webbi puhul on see veninud pikemaks, kui algselt arvati ja seetõttu ka maksumus on läinud suuremaks. James Webbi on nimetatud ka Hubble'i järglaseks, aga ta ei ole otsene järglane, sest et kui Hubble'i teleskoop näeb seda, mida inimsilm näeb, nähtavat valgust, siis James Webb näeb soojuskiirgust, ehk siis ta näeb, kas mingi asi kiirgab soojust või ta ei kiirga soojust. Minu jaoks kõige huvitavam aspekt James Webbi juures ongi see, et ta näeb seda infrapunakiirgust, mis siis võimaldabki neid kõige esimesi objekte uurida ja näha ka olemasolevaid objekte teise nurga alt, ehk siis see galaktikate tekke ja areng on see, mis on mulle endale südamelähedane teema ja minu jaoks James Webb annabki kõige rohkem infot teaduslikult selle kohta, kuidas galaktikad tekivad ja siis kuidas nad arenevad kuni tänapäevani. Et see on see, mida mina hindan kõige olulisemaks James Webbi puhul ja ma arvan, et kõige olulisemad avastused James Webbi puhul tulevadki seoses nende kõige esimeste objektidega universumis. Tegelikult James Webbi teleskoop on saadetud punkti, et ta tiirleb ümber päikese koos maaga, aga niimoodi, et see maa ja päike jääb temast alati ühele poole. Ja seetõttu see päikese vari, mis James Webbil on, see varjestab teda selle maalt ja päikeselt tuleva kiirguse eest, nii et need instrumendid, mis soojuskiirgust näevad, oleksid varjestatud päikeselt tuleva soojuse eest. See on ikkagi 10 aastates, me räägime tema elueast, kui ei juhtu midagi ootamatut, et kui ta töötab plaanipäraselt, siis me räägime 10 aastatest tema elueast, et ma arvan, et see on võrreldav sellega, nagu Hubble'i teleskoop on käinud juba 90-ndate keskelt.